Heli. Reklaamidele saab lisada heli. See võib olla nii brändi toetav meeleolumuusika kui ka otsene üleskutse ostmisele või hoopis toodet tutvustav jutt. Video. Reklaamid ei pea olema staatilised nagu paberlehes. Võib kasutada hoopis videoklippi, mida kasutatakse samal ajal ka näiteks televisioonis. Pildigalerii. Reklaame saab mänguliseks või informatiivsemaks muuta, lisades näiteks pildigalerii. Seeläbi saab lugeja reklaami just nagu katsuda. Keritav ala. Reklaamile saab lisada keritava ala. See on nagu infosahtel, kuhu võib paigutada lisapilte, tekste ja videosid. See muudab edastatava sõnumi palju mitmekesisemaks. Hotspot. Et köita lugeja tähelepanu ja innustada teda rohkem toote kohta uurima, saab reklaamile lisada hotspoti. Selle võimalused algavad täiendava info tekstilisest esitamisest kuni näiteks autovärvide valimiseni. Webclip. Reklaamil olevale lingile vajutades saab minna otse veebilehele, kus saab teostada vajalikke tegevusi, mis veebis koduleheküljel olemas. Link. Linke saab lisada nii artikli juurde või reklaamidesse, et suunata inimest soovitud kohta, kas veebipoodi või toote kodulehele. Kui loetakse midagi huvitavat, siis saab kohe lingi juurest infot juurde otsida. Need võimalused ei ole kindlasti ainsad, mida Eesti Ekspress iPadis oma lugejaga veelgi personaalsema kontakti loomiseks pakub, sest see meedium on uuenduslik kogu maailmas. Ja ainult meie pakume Eestis võimalust olla nende pioneeride seas, kes seda revolutsiooni läbi viivad.